täiesti ebareaalne. Toss on väljas, natuke sai siia kõmbitud ka, aga noh, sellest ei ole midagi. Tulin siis kalale täna, ma arvan, kell oli siuke 10, natuke enne 11 vist. Vaatan, et siuke kõva tuul hakkab nüüd järgi jääma. Ja kõva tuul, mis siin oli, ja mõtlesin, tulen proovin siit varjust vähe, et ilmad on nüüd külmaks läinud ja ilmselt on ka siis mõni suurem koll äärde ka tulnud. Ühesõnaga, tulin siis kuskil veits enne 11 püüdma ja mõtlesin, et proovin siis tuulevaikset servasid täna. Et kuna siin tuul oli alles kõva ja tuiskas päris hästi, et siis mõtlesin, et tulen võtan siit selle vaiksema serva, ehk siis ta lükkab nagu siit külje pealt, lükkab siit mööda ja siia vasakule poole jääb siis päris vaikne. Ja tulin siis siia, hakkasin siit alt pihta, tegin kõik läbi, kõik ideaalne, jumala ilus, aga ei, mitte ühtegi kala. Noh, otsapidi jõudsin lõpuks siia. Loobin, ei mitte midagi ja siis mõtlesin, et pekki, et vahetan kohe ära, et lähen vaatan tuule kätte. Aga no sisetunne, jälle sisetunne. Midagi nagu kuskilt ütles, proovi veel sinna alla. No mõtlesin, okei, teen paar viset. Ja siis lähen kähku minema, et kell on palju, päev on lühike, ei hakka aega raiskama. Tegin see esimese viske, hakkan kerima. Kerin, naks. See kuramus, nii kaugel ei tohiks kivi olla seal. Kerin edasi, naks, vaatan, sa kurat, keeris taga. No nii, selge. Kas nüüd väike kala või kes see seal toksib? Kerin edasi, kõmaki veel uuesti ründas, aga ei saanud kätte ja lant lendas veest välja. Mõtlesin, no nii, nüüd on läbi. Kerin edasi, vaatan, tuleb uuesti tagant torpeedo, täitsa pekis, see küll väike ei ole. Minge pekki ründas veel, pani mööda. Ja siis, kui keeras ja krahmas landi ära, lant hakkas jõudma juba madalasse. Seal selja taga, aga lant hakkas jõudma madalasse ja seal võttis ära ja täitsa lõppmissõit. Täiesti lõppmissõit, see on kõige hullem. Ilma rasva uimeta, paks mauk. No sellist sõitu tegi, et joh ei tii. Mina ei mäleta, et oleks sellist sõitu saanud juba ammu. Ja lõpuks siis sain kaldale, mis selgus, üks aru ära murtud ja teine aru siis põhimõtteliselt peaaegu sirge ja kolmas aru oli siis enam-vähem, aga no täiesti lõpp, mis elukas, täiesti lõpp. No näete, sedasi väänab konksud ära. Sedasi väänab sirgeks konksud, täitsa lõpp. No ikka megakala. Korralik, nagu ma ei tea, mis asina. Suu tõmbas lõhki, et ühesõnaga tagasi ei oleks saanud lasta. Näete, siit on suu täiesti ribadeks. Ja lõpused lõhkus ka ära. Nii et selline elukas siis. Nagu näha on, siis sügis kestis pikalt ja nüüd läks siis lõpuks jahedaks ja viskas ka suured äärde, mis sest, et on praegu vaikne, aga ikkagi vesi on juba külm. Just enne kraadisin. Vesi oli seal all, oli 4, kus puhkus ja siin oli 5, nii et sai ja pis. No nii, tegin siis veel siin mõned visked, aga ei rohkem ei mitte muhvigi. Ja nüüd mõtlen siis, et lähen koju ära, et aitab küll, kuna Ahti sellise ilusa priske merika mulle siit andis, et lähen siis hakkan kodus puhastama ja õhtusööki tegema. Aga vägev, ei kurat. Merikapüük on ikka kuramuse äge püük. Et kui sul tekkis siit tahtmine nüüd merikat püüdma tulla või siis õppima, kuidas seda punast püüda ja
minugi poolest lepime mingi hea aja kokku ja lähme püüdma. Näete, merest on selliseid ilusaid priskeid võimalik saada ja kodus sellest mõnus õhtusöök teha. Aga jah, seekord kahjuks kaamerat kaasas ei olnud, et hetkel siin filmin telefoniga ja kahjuks kogu see action peale ei jäänud, mis ta mulle siin tegi ja kuidas ta siin kivide vahel möllas ja keerutas ja adrekas oli niimoodi üleval, et ma mõtlesin, no täitsa lõpres. Kujutad ette, 5 korda vähemalt käib see kala võtmas ja lõpuks saad ta kätte. Kuidas üldse selline asi võimalik on? Üldiselt Merikas annab sulle ainult ühe võimaluse ja kui sa seda ära ei realiseeri, et siis on nägemist. Et üldiselt jah, üks võimalus antakse, et neid kordi on väga harva, kui kala tuleb ja rabab sul 5 korda taga ja siis lõpuks võtab ära. Et noh, minul on olnud selliseid ägedaid hetki ja olen näinud kõike seda, aga üldiselt on jah, antakse ikkagi üks võimalus või siis heal juhul 2, et teed uue viske ja siis saad kätte. Aga jah, kui sul tekkis nüüd huvi, tahad õppima tulla, kirjuta mulle ja lepime mingi aja kokku. Räägin sulle täpsemalt, kuidas see Merika püük käib ja äkki on sellest sulle suur abi, et väga paljud poisid on siin käinud ja mehed, kes ei ole varem enne üldse kalu saanud ja peale seda on ikka oluliselt paremaks asi läinud, see Merika püük neil. Aga mis seal ikka, seekord siis selline vägev action ja nüüd tuleb siis koju minna kala puhastama, mis mulle tegelikult üldsegi ei meeldi. Aga no, mis sa teed? Selline see elu on. Aga davai, olge mõnusad ja minge Merikat püüdma. Ilusad suured on ääres.